Tervist! Tänases osas kroonkorkide sulgur Norma Korkman aastast 1995. Videos nähtav kroonkorkide sulgur on legendaarse Eesti firma Norma toodang. Norma on üks vanemaid järjepidevalt tegutsevaid Eesti firmasid. 26. detsembril 1891. aastal asutas Paulus Michelson Paldiskis plekitöökoja. Töötajaid oli algselt 4. Aja jooksul firma kasvas, paar korda vahetati nime. Alates 1931. aastast tänase päevani kannab ettevõtte nime Norma. Pakendi järgi võid aru saada, et toode on valmistatud suurema turutarbeks. Tagaküljel on näha õpetus, kuidas ja mida teha. Selgelt on märgitud ka see, et toode on valmistatud just nimelt Eestis, mitte mingis mõnes suvalises ja mõttetus liidus. Korgisulgur maksis omal ajal ehk 22 aastat tagasi 77 Eesti krooni. Eestlased tunnevad Normat peamiselt kõikvõimalike plekktoodete nagu plekist mänguasjade, muuhulgas elektromehaanilised mänguasjad, toiduainete karpide, dooside ja nii edasi valmistajana. Norma on lisaks kuulus autotööstuse turvavöödega varustaja. Näiteks kõik vahemikus 1973 kuni 1990 NSV Liidus valmistatud autod kasutavad ainult Normas valmistatud turvavöösid. NSV Liidus ei olnud muid turvavööde valmistajaid peale Eesti NSV-s asuva Norma. Normas toodeti ka elektrilisi mikromootoreid näiteks. Tänasel päeval on enamus Norma aktsiatest Rootsi firma Autoliv AB käes ja Normas valmistatakse tänapäeval ainult autode turvavöösid ja nendega seotud tooteid. Norma traditsioone plekktoodete tootjana kannab Eestis edasi Eesti kapitalil põhinev AS Metaprint, kus minu andmetel on valmistatud ka videos nähtavad kroonkorgid. Normast välja kasvanud ja 1995. aastast iseseisva juriidilise isikuna tegutsev Metaprint valmistab trükitud plekki ja aerosoolpudeleid. Nüüd vaatame, kuidas see kroonkorgisulgur töötab. Plekist kork jääb korgisulguri küljes oleva magneti külge kinni. 2 käega tuleb sul korgisulguri käepidemed alla vajutada, samal ajal korki ühes sulguriga tugevalt vastu pudelit hoides. Veel 1990. aastail tegid paljud eestlased oma koduaiast või metsast korjatud marjadest talveks valmis kõikvõimalikke siirupeid. Siis kulus selline süsteem marjaks ära. Tänasel päeval on kodumaise klaastaara välja tõrjunud välismaalt sisse ostetavad klaaspudelid ja palju meil neid on, kes kodus midagi keedavad või küpsetavad. Ka see korgisulgur on sisuliselt kasutamata. See on võetud pakendist välja ja sinna tagasi pandud. Isegi kõik plekkkorgid olid alles. Kuni mina selle asja 22 aastat hiljem sahvrist leidsin. Eks ole. See oli minu tänane pakendist avamise video ja kuulmiseni ja nägemiseni.